no ja ilus vastus on see, ilmselt peaks korrektne, ootuspärane vastus on see, et ei tohiks väga vahet olla. Aga vaat nüüd jah, siin olles enne kiidelnud sellega, et kohtunikud on head inimesed, ega samas sa ju ikkagi enda alateadusse väga sügavale ei näe. Sa ilmselt ei suuda ikkagi ju kõrvaltvaatajana ju olla oma teise minaga ja öelda, et kui nüüd on majandusasi näiteks, kas sa vaatad samamoodi seda, et või su alateadvuses mingisugune värk töötab teistmoodi, et sa ei suuda seda hinnata. Et ma arvan, et ju, kui aus olla, ju ikka need asjad erinevad on. Et no näiteks võin öelda seda, et no tean palju kolleege, kriminaalkohtunikke, kes no lihtsalt nii nad arvavad, et ütleme, et eriti jälgid on pedofiilia asjad, ja olles nüüd ikkagi neid mitmeid pedofiilia asju näinud ka, et seal tõepoolest seda süüdistava poolset no sellist kummalist psühholoogilist mõjutamist ja mängu ja salakaavalust või iganes on tõesti väga palju, siis arvan, et arvan millegipärast, et kohtunikud nagu seal väga ei taha kinkida, ütleme niimoodi. Aga samas, ma olen näinud ka tõepoolest mitmeid pedofiilia asju, kus see tõenduslik pool on nii kuramuse keeruline. Ma mäletan, me käisime Saksamaal, oli see, kui meile see saksa õigust õpetati, karistusõigust, pärast seda olime Dresdenis 4 kolleegiga, nii-öelda hospitatsioon oli, ja siis mäletan, esimesel päeval läksime kohtu esimehe juurde ja ta ütles, et kolleegid, et kuram, et vabandage, et ma peaks teid siin ise vastu võtma ja tulema edasi, et ma ei saa, et mul on nii kuramuse keeruline pedofiilia asi praegu ja ma ei saa aru, kas see laps on tõepoolest nüüd, kõik on olnud nii, nagu ta räägib, või on tõesti ema teda manipuleerinud. Et paraku tuleb ette ka sellist olukordi ja midagi teha ei ole. Nad kipuvad olema mõnikord sellised sensitiivsed ja keerukud asjad.